lõppesid Kakumäel Eesti meistrivõistlused. Pidasime 8 sõitu, pigem tuulistusoludes. Ma ütleksin, et minu jaoks olid need väga head olud, mulle väga sobis. Nüüd ma olen Eesti meister, ma olen väga õnnelik, aga ma ütleksin, et see on võib-olla soojendus euroopakateks ja aga ma ütleks nii, et enda vorm on väga hea praegu, et selle pealt oli hea siin sõita. Aga jah, nüüd valmistamegi ette Euroopa meistrivõistlusteks. Oktoobri lõpupaiku need algavad ja loodan seal ka väga hästi sõita. Esimesed 2 päeva olid väga füüsiliselt rasked minu jaoks, sest see on mu esimene võistlus Ilka Kuuega. Aga 3. päev oli jälle teistmoodi. Tuul oli natuke nõrgem, füüsiliselt oli kergem, kuid väga keerutav oli, siis vaimselt natuke raskem. Aga muidu võistlus laabus minu jaoks väga hästi. Konkurendid olid muidugi tugevad, aga sain hakkama. Kolm väga rasket päeva oli, et kõikidel päevadel oli erinev ilm, väga väljakutsete rohke, et konkurendid tegid kõik väga raskeks. Et nii Tauannus, Robin Juul, Kaare Ratnik, et väga pingeline, ei olnud ühtegi selget liidrit. Kõikidel päevadel oli väga vahelduv. Selle hooaja kindlasti kõige raskem võistlus, et oli selgelt näha, et kõikidel oli ikkagi tippvorm ajastatud Eesti meistrivõistlusteks. Selle aasta Kakumäe võistlus oli meil päris keeruline. Meie punktide vahe oli ikka päris tihe ja konkurentsid olid ka üsna tugevad. Aga üldiselt ma ütleks, et meil läks päris hästi, et tuult oli mõnusalt ja meile see sobis see tugev tuul. Nii teisel päeval oli väga hea tuul. Sellel aastal lähme veel Euroopa meistrivõistlustele Riva del Gardale juba järgmisel nädalal ning vaatame, mis seal siis, kuidas meil seal läheb. Päris rasketes oludes. Õnneks lainet küll meie rajal ei olnud, aga väga ebastabiilne tuul, mis teeb meie paadiklassiga sõitmise üsna keeruliseks, et seal paadiga hakkama saada ja silmad tuule peale saada peab päris palju vaeva nägema. Ja esimene päev oli see tuul ka päris tugev. Teisel päeval oli natuke liiga tugev ja täna oli juba täiesti mõnus purjetada. Ja konkurendid olid ka väga tublid kõik. Et täna sai eriti palju selle keerutava tuulega üksteisega võistelda. Esimene päev läks väga hästi mul, et ma võitsin kõik sõidud, kuna olud olid täpselt minu jaoks mõeldud ja mu konkurendid vist ei olnud sellise oludega veel harjunud. Teine päev oli tugev tuul, pidi natuke harjuma ja ei läinud nii hästi, aga suutsin ikka kõik sõidud ära tehtud. Ja viimane päev läks mul kõige halvemini, aga ma ikkagi olen esimene. Olen õnnelik, et olen esimene, aga mu konkurendid on paremad vaikse tuulega kui mina. Ja see aasta veel lähen Euroopa meistrivõistlustele Itaaliasse.